Tere tulemast tagasi minu kanalile. On aeg taas teha iga-aastane Q&A ja ma peaks ütlema, et iga aastaga lähevad küsimused aina huvitavamaks. Või nagu tuleb mingeid uusi küsimusi, millele ma pole kunagi mõelnud, et ma võiks isegi vastata või nagu ma ei tea. Kuidagi te ikka üllatate mind. Esimesena muidugi siis need klassikalised Instagrami küsimused. Küsimused on selles järjekorras, millal need küsitud on. Ehk siis siin ei ole mitte mingeid nagu teemajaotusi ega mitte midagi, nii et enjoy. Kuidas said tantsuõpetajaks? Mina sain tantsuõpetajaks niimoodi, et ma käisin Free Flows trennides ja ma pidevalt rentisin ruumi, et mõelda kavasi. Tihtipeale ma isegi ei mõelnud Joosepi saba. Või nagu kuskil memes ma nägin mingi allveelaev, mis iga hommik sul voodi ümber liigub. Ühesõnaga, et ma käisin lihtsalt harjutamas, ma käisin kavasi mõtlemas, neid postitamas. Kui sa lähed minu Instagrami, siis need kõige esimesed videod on tehtud täpselt niimoodi. Sa olen vaba või? Okei, Kristel, tule lähme filmime mingi video ja siis ma lihtsalt koha peal mingi asja tegin. Tihtipeale see oli impro, aga mõned korrad ma ka mõtlesin mingid asju ette. Ja siis Free Flow omanik Alice pani tähele, et ma väga tihti käin saalides harjutamas ja mõtlemas kavasi. Ja siis ta ütleski, et ta nägi, et ma olen nii, et mul on nagu initsiatiivi teha asju, et kas ma sooviksin proovida õpetajatööd. Ja sealt ma saingi õpetajaks. Nii et siinkohal ma ütleks niimoodi, kui sa oled tantsija ja sa väga tahaksid hakata treeneriks või õpetajaks, siis alusta sellest, et käi lihtsalt saalis kavasi mõtlemas ja postita neid. Sellepärast, et kuidas inimesed teavad su trenni tulla, kui sa promod ennast näiteks teiste kavadega. Vot see on, kes on nüüd võib-olla controversial, aga minu arust on huvitav see, kui inimesed reklaamivad oma tunde ja siis promoklipis on neil koreograafia kellegi teise oma. Aga kuna see on ainukene professionaalne video, mis neil ilmselt on, siis nad kasutavad seda, et promoda enda tunde. See on minu arust nagu huvitav. Ma nagu ei mõista hukka kedagi, lihtsalt kui sa tahad promoda ennast õpetajana, siis nagu mina õpilasena vaatan ikkagi seda, mida sina loonud oled, et näha, kas sinu käekiri on see, mis mulle meeldiks ja sobiks ja kõike seda. Selles mõttes ärge võtke keegi nagu väga hinge seda. See on lihtsalt minu isiklik arvamus, et võiks olla nii, et kui sa promod enda tundi, siis sa kasutad materjaliks enda koreograafiaga videosi. Kui peaksid sööma sama toitu terve ülejäänud elu, siis mis see oleks? Ma arvan, et see oleks mingi puuvili, sest mulle tegelikult tohutult meeldib värske söök. Ma ütleks maasikad äkki või vaarikad. Ei, maasikad. Ja nagu need head maasikad. Eesti maasikas ma ütlen, oh my god, ma sööks Eesti maasikat igavesti. Okei, teine asi on šokolaad. Ma lihtsalt armastan šokolaadi. Aga šokolaadiga tuleb tihtipeale see limiit hästi kergesti, aga maasikatega nii kergesti ei tule. Kuidas sa nii fit oled? Mis on su saladus? Teate, ma ütlen ausalt teile, mina arvan, et minul on lihtsalt läinud niimoodi, et mul on väga hea ainevahetus, mul on geenides miskit kindlasti, sest ma söön tegelikult või toit on väga halvasti, ma söön väga palju rämpsu, mille üle mul ei ole väga hea meel, aga samas ma ei saa, mulle maitseb ja lihtsalt ma ei võta juurde. Vahepeal ütlen ausalt, tahaksin olla sutsukene juicy, et siis ma tunnen näiteks tantsides ka, mis mind ennast isiklikult vahepeal häirib, on see, et ma ka tantsides olen nii nagu selline kriips, et mingid liigutused lihtsalt minu keha peal ei näegi head välja, või ei näe nii head välja, kui nad võiksid näha välja, sest et mu kehas ei ole seda voluptuous, seda mahlasust, et need nagu, ma ei tea, näiteks lained asjad, et selles mõttes ma ei saagi sinna mitte midagi parata, mul on tunne. Suure Beyoncé fännina, mis sa arvasid sellest, kui teda taheti canceldada? Teate, ma ütlen ausalt, minu jaoks on see canceldamiskultuur läinud liiga kaugele. Nagu me sollume kõigi peale, mis vähegi maailmas toimub. Ühest poolest ma saan aru, et siis on vähem katkiseid inimesi, aga teisest poolest nagu on asju, mille puhul ma olen olnud mingi, et aga see ei ole isegi õel või see on lihtsalt nali ja see ei ole nagu kuidagi kellegi pihta või nagu ma ei tea. Mind veits on hakanud häirima see, et ükskõik, mida sa ka ei tee, nagu et alati on kuskil keegi, kes võtab millestki kinni ja sind tahetakse juba canceldada. Mul on olnud alati see põhimõte. Minu jaoks nende eraelu ja muusikaelu on kaks erinevat asja. Jällegi, kui ma nüüd kellelegi siin ei meeldi selle tõttu, siis mis ma teha saan? Isegi kui ta on seotud selle PDD või Epsteiniga, võib-olla ta meeldib mulle grammike vähem, aga ma ta muusikat kuulan ikka edasi.
sellest, et mina enam ei kuula, ei muutu tema elus mitte midagi. Ma pigem valin selle, et ma kuulan ja mulle meeldivad ta laulud ja nad tekitavad minus head tunnet, kui see, et ma nagu kategooriliselt väldin midagi, olen mingi, ma ei tohi kuulata, sest muidu ma toetan teda. Kas sa tahad tulevikus lapsi? Ma arvan, et ma tahan, aga kindlasti mitte veel, sest nagu tantsijana ma tunnen seda, et sul on mingi kindel periood või kindel nagu aeg, kuhu maani sa saad oma karjääriga minna ja siis mingi hetk sa pead ju kahjuks sellest loobuma, sest sa oled võib-olla liiga vana või siis sa pead natuke muutma oma seda tööstruktuuri. Minu õnneks on see, et ma näen suht nooruslik välja, ehk siis ma saan ilmselt minna mõned aastad üle selle, kus tavaliselt tantsijad lõpetavad. Pluss ju kõik tervisemured, mis hakkavad tulema, ma ei tea, põlved lähevad läbi, selg läheb läbi, ühesõnaga kõik see, et ma pigem naudin seda tantsija karjääri to the max right now ja siis tulevikus, kui ma tunnen, et on aeg maha rahuneda, eks siis ma mõtlen sellele teisele elule. Siin on üks neiu küsinud niimoodi, et kuidas hakkasid tantsuga tegelema professionaalselt, kuidas selle õpetamiseni jõudsid? Okei, õpetamise osa ma vastasin ära, aga kuidas ma hakkasin tegelema professionaalselt? Ma ütlen ausalt, see ei olnudki päris niimoodi, et nagu üks päev ma hakkasin järsku tegema, vaid ma hakkasin lihtsalt võtma kinni erinevatest võimalustest. Isegi kui need ei olnud võib-olla kõige tasuvamad või ei olnud kõige suuremad, siis ma tundsin, et tead, kõige esimesena peab alustama sellest, nagu on seda networking. Ehk siis lihtsalt inimestega tutvumine, nendega koostöö tegemine. Esiteks, sa tutvud inimestega, word gets around, sa hakkad inimestega rohkem suhtlema, inimesed tunnevad sind ära, nagu kellega sa koostööd teed, eks ju. Tekib see nagu side teie vahel. Teiseks, nad õpivad sinuga koostööd tegema. Nad saavad aru, kas sinuga on hea töötada koos, kas mitte. Ja kui neil tuleb mingi asi, nad on mingi, oota, aga temaga oli ülibänger nagu koostööd teha, teeme. Ja niimoodi see läks. Ja ilmselt ka läheb teistel ka. Ehk siis alustuseks ma arvan, muidugi see, et sa pead treenima, aga see, et kindlasti haara erinevatest võimalustest kinni, et sa laiendaksid oma seda silmaringi ja laiendaksid oma seda networking baasi ja sealt see vaikselt niimoodi läheb. Kuidas meeste rindel? Teate, ma võiks sellest eraldi jutunurga teha. Ma tunnen nagu meeste rindel sellist asja, et mida aeg edasi, seda kaugemaks ma jään nendest. Ma käin väljas vahepeal ja ma näen mehi ja mul ei teki absoluutselt mitte mingit kiusatust ka nendega rääkima minna, nendega suhelda, nendega kuidagi lähestik olla. Ma ei tea, ma nimetaks seda või ma tegin sellise metafoori. Kui ma nüüd hiljuti käisin suhtes, siis mul oli täpselt selline tunne, et oletame, et sa lähed loomaaeda. Ma olen seda kõikidele oma sõbrannadele juba rääkinud, aga lähed loomaaeda ja näed seal näiteks, ma ei tea, elevanti, eks ju. Sa lähed sinna, vaatad, oi, nii armas elevant, nii nunnu, ja siis sa liigud edasi. Nagu see elevant ei lisa su elule mitte mingit väärtust, sa lihtsalt nägid, et ta on tore, ta on nagu sinu jaoks visuaalne mingi olevus, sa näed teda, aga sa oled mingi, okei, nähtud, lähme edasi. Või nagu, et sul ei teki temaga seda, et ma tahaks temaga mängida või ma tahaks temaga rääkida või ma tahaks teda paitada. Ma räägin nüüd nagu loomast praegu, mitte mehest. Et sul ei teki seda connectionit, mis mul näiteks tekib kassiga, aga elevandiga ei teki, eks ju. Et nagu mul on tunne, et minu ja meeste maailm läheb kuidagi täiesti eri suundades, et mina ei näe neid ja nemad ei näe mind. Ja ma arvan, et see on täiesti okei. Ja mis mind nii häirib, on see, et iga kord, kui keegi küsib, et kuidas meestega läheb, siis ma ütlen, et ei lähe, et vaikus on, eks ju. Siis öeldakse alati, peaaegu alati, 99%. Küll ta tuleb siis, kui ta seda kõige vähem ootad, pole veel õige sinuni jõudnud. Ja siis ma olen nagu, ei, aga miks ei võiks olla nii, et ma ütlen, et ei ole hetkel kedagi ja punkt. Miks sellele peab järgnema see, küll ta tuleb, kui sa seda kõige vähem ootad ja et küll varsti on sinu aeg. Ma ei kujutaks ette, et näiteks mul on sõbranna, kes läheb just suhtesse ja ma küsin, et kas sa oled suhtes? Ta ütleb mulle, jaa. Ja ma ütlen selle peale, oi, no ei ole hullu, et küll te varsti lahku lähete. Et ma ei kujuta ette, et see oleks nagu vastupidiselt, aga iga kord, kui inimene ütleb, et ta on vallaline, siis sellele peab kohe järgnema selline nagu negatiivne mitte negatiivne arvamus, vaid negatiivne emotsioon, et oi, kahju vaesekene, et nagu suhtes olemine oleks the prize.
mis on minust nii veider, sest minu arust vallaliseks olemine on palju suurem auhind, sellepärast, et sa õpid päriselt elama üksi, sa õpid hakkama saama üksi, sa õpid ainult endale toetuma üksi. Sul ei ole inimest, kelle peale sa saaksid toetada, sõbrad ja pere, eks ju ikka, aga see, et sa oled hetkedes, kui sa peadki üksi hakkama saama ja see arendab megalt, sest ma tunnen, et tugevust ei tule sellest, et sa oled heas suhtes, vaid see, et sa oled tugev üksi. Mina näiteks tunnengi, et minu tugevus on tulnud pigem sellest, et ma olen olnud üksi ja ma olen pidanud hakkama saama. Ja ma ei näe, et see oleks halb asi. Seega nagu minu jaoks on nii imelik, et miks ma ei öelda, et ma tahan olla vallaline. Et miks see suhtes olemine võrdub sellega, et siis sa oled nagu kuskil. Aga kui sa oled vallaline, siis sellele järgneb kohe see, küll ta tuleb. Ei, aga miks? Ühesõnaga, jah, you get the point. Et see nii naljakas, et nagu vallalisust võrreldakse nagu negatiivse olekuga ja suhtes olemine oleks nagu positiivne. Nii et jah, ei lähe. Ma isiklikult ei tunne ka praegu mingit nagu huvi. Ma üldse ei kujuta ette, nagu päriselt ma ütlen ausalt, ma ei kujuta ette, et minu elus nagu see kuidagi mingil määral nagu juhtuks. Ma ei taha öelda nagu, et ma oleks super dramaatiline, aga lihtsalt ma ütlen ausalt, ma olen nii harjunud sellega, et ma lähen üksi voodisse, ma panen oma sarjad mängima, mul on see suur voodi, kus ma saan laiutada, Joosep saab sinna minna minu kõrvale, ma söön seda sööki, mis mul kapis on, et mul on niisugune tunne, et mul on vabadus. Ja see, et tänapäeval on see võimalus naistel elada üksi niimoodi, et ma saan kõige eest makstud ja I live my best life. Et nagu see on ju imeline. Kuidas saada jagu imposter sündroomist ja saada juurde enesekindlust? Teate, ma ütlen teile ausalt, et ma ei ole kunagi aru saanud, mis see imposter syndrome on. Kohe küsime. Mis on imposter syndrome? Psühholoogiline nähtus, kus inimene tunneb, et tema edu ei ole päriselt teenitud ja kardab, et teised avastavad, et ta on pettur, isegi kui tal on tegelikult oskused ja saavutused olemas. Et mul lihtsalt vedas. Ütlen ausalt, eks mina ka vahepeal tunnen ja see on ilmselt loomulik, et ma olen saanud võib-olla tantsuotsi, kuhu oleks sobinud võib-olla keegi palju rohkem kvalifitseeritum inimene, aga ma olen mõelnud ka seda enda jaoks pigem niimoodi pidi, et ma olin lihtsalt õigel ajal õiges kohas, mul oli ikkagi olemas see, mida nad tahtsid ja selle tõttu ma ka sain. Sest et there is always someone who is better than you. Ja see on iga asjaga nii. Alati on keegi, kes sinust on milleski parem. Alati. Seega, sa ei saa võtta enda kogemusi väiksemaks, sest mul lihtsalt vedas. Ei, sa oled selle nimel vaeva näinud, sa olid õigel ajal õiges kohas ja reaalselt tänapäeval üks põhiasju, kuidas üldse saadaksegi erinevaid koostöid, esinemisasju, on tutvused. Vahepeal piisab heast tutvusest ja sa oled juba käpaga sees. Versus see, et tegelikult võib-olla kuskil seal kaugel Lõuna-Eestis on keegi neiu, kes on palju talendikam, aga lihtsalt tal ei ole veel need vajalikud tutvused olemas, et ta saaks ennast nii-öelda näidata. Ehk siis siit tuleb ka tagasi punkti juurde number 1. Loo tutvusi, käi ringi, haara võimalustest kinni ja niimoodi need tutvused sünnivad. Sest nagu tihtipeale ma mõtlen artistina näiteks, kui ma oleks artist, ma ei viitsiks hakata kammima läbi oma seda sotsiaalmeediat, et nii, millised tantsijad sobiks mulle sinna. Ma võtan need, kellega ma olen koos töötanud, mul on hea olla, nendega koostöö sujub, nad on talendikad, nad annavad mulle täpselt seda, mida ma tahan ja ma ju olen näinud ümberringi, mis toimub. Ehk siis ma valingi ju need, keda ma juba tean. No ta küsib ka, et kuidas saada juurde enesekindlust. Tule minu trenni. Mul on tegelikult nii paljud neiud öelnud, et pärast seda, kui nad tulid mulle trenni, nad on saanud nii palju juurde enesekindlust ja üks eesmärk, mis mul tegelikult oli kunagi, kui ma alustasin õpetamisega, oligi see, et ma tahtsin, et naised tunneksid ennast rohkem enesekindlamalt, sest et mina olin kunagi väga ebakindel, eriti oma välimuse osas ja ma tundsingi, et tantsimine on koht, kus ma võib-olla saan ennast nagu avada, aga jah, tantsumaailmas võib tekkida väga kergesti see, et sa hakkad ennast võrdlema teistega, sa ei julge võib-olla olla sina ise, sest võib-olla äkki keegi vaatab sind imelikult, äkki keegi judge'ib sind. No tegelikult ei ole nii. Aga ma arvan, et alustuseks ikkagi see kõne iseendaga. See, kuidas sa räägid endaga, see on väga oluline. Kui sa räägid endaga halvasti, siis ega see enesekindlus ei tule juurde. Kui sa hakkad endaga hästi rääkima, ennast hästi kohtlema, usun mind, see enesekindlus tuleb. Nii ja siis viimane küsimus Instagramist. Miks tehakse praegusel ajal tantsutrennides niivõrd keerulisi koreograafiaid? Mina ütleks selle peale niimoodi, et ajaga lihtsalt on tase läinud palju tugevamaks, mis tõttu ka tehaksegi
täiesti crazy koreograafiat, veits kombitakse nii-öelda inimpiire, ma ütleks. Sellepärast, et kui sa võrdled nagu, ma ei tea, 10-15 aasta tagusid koreograafiat, mis olid siis juba mingi wow, siis tänapäeval need koreograafiad jääksid täiesti halliks või no kuidagi jääksid sinna varju, sest et kunagi see tase oli ikka palju madalam. Ma arvan, et see on kindlasti seotud sellega, et meie jaoks on see tantsumaailm palju kättesaadavam, kui ta oli kunagi. Kunagi sa ju, enamasti leppisid sellega, mis su siin lähilinnas on, eks ju. Aga tänapäeval sa saad võtta online klasse, sa saad reisida teistesse maailma kohtadesse, sest vaata kunagi sa said ka ilmselt, aga sa ei teadnud võib-olla, kes mis toimub. Aga nüüd on sul see info nii kergesti kättesaadav, et Kreekas toimub see tantsulaager või? Let's go! Et nagu see kättesaadavus on nii suur, et inimeste areng on seetõttu ka palju suurem olnud. Ja see ongi nii naljakas, näiteks ma just praegu teen commercialiga seda videophone ja ma nii hästi mäletan, kui ma kunagi seda muusikavideot vaatasin, ma olin mingi, oh my god, nii haige koreograafia, nii raske. Ja siis nüüd, kui ma vaatasin seda uuesti, ma olin mingi, nad veits tantsivad mustalt, see kava ei ole nagu nii põnev, isegi nagu nii huvitav, või nagu ma ei tea, et kunagi see tundus palju sellisem wow, aga nüüd, kus ma olen näinud nagu haigeid kavasi, siis täiesti kahvatub, sest lihtsalt inimkond liigub edasi. Ja see on täiesti okei ja see peakski nii olema, sest see oleks ju veider, kui me oleks 15 aastat hiljem sama arenguga. You know? Aga ühesõnaga, lähme siis meie anonüümsete küsimuste juurde. Ma loodan, et päike ei looju veel. Kas tantsija ja tantsuõpetajana tasub töö ennast ära? Tundub, et teed nii palju tööd, tantsude mõtlemine, pidevad proovid, kostüümide otsimine ja nii edasi, kuid tasu selle kõige eest tundub nii väike. Näiteks üks esinemine 30 minutit, kuid eeltöö selleks 5 tundi. Palka saad ju ainult 30 minuti eest. Oi, see on teema, millega me oleme tantsijatega nii palju nagu vestelnud. Ja see on nii huvitav, et ma just siin ju vaata sügisel oli selline olukord, et umbes ma ütlesin, et 5 minuti tantsu eest 100 eurot ja mulle öeldi, et see on liiga kallis. Ja siis ma seletasingi seal vlogis lahti, et sa ei maksa mulle selle 5 minuti eest, sa maksad mulle selle eest, et ma olen selleks aastaid treeninud, et sinna jõuda. Ta on kindlasti selles mõttes alatasustatud eriala, sest inimesed ongi ja nad võtavad seda kui, et sa tuled mulle umbes 10 minutiks tantsima, aga sa küsid umbes nii palju, siis ongi see, et kas sa saad aru, et sellele eelnevad proovid, see, et ma üldse olen treeninud ennast, ma maksan nende laagritest, kus ma käin ennast arendamas, kostüümid, see, et ma nagu hoian ennast, käin massaažis, särgid, eks ju, et ma teen nii palju selle jaoks, et tulla lihtsalt teha see 10 minutit lavashow'd. Ja sellepärast sa ei maksagi mulle selle 10 minuti pärast, vaid sa maksad mulle kõige selle eeltöö pärast, mis ma olen teinud, et üldse sinna lava peale jõuda. Õnneks on hakatud sellest natuke ikkagi rohkem aru saama, et miks tantsijate tasu võiks olla kõrgem. Aga jätkuvalt on ka siiski neid, kelle jaoks tundubki utoopiline ühe tantsu eest maksta mingi 100 eurot. See on jah veits selline teema, et ega keegi väga rääkida ei taha sellest. Rahast ei taha kunagi keegi rääkida. Aga mina tunnen, et peab rääkima, sest et kuidas me muidu saame aru, mis turul toimub. Ega mul on ka munad mitmes korvis, sest kui ma oleksin näiteks ainult tantsutreener ja nagu tantsija ehk esineja, no siis mu palk oleks ikka väiksem, kui ta praegu on. Sest mul on praegu juures kontor, sisuloomine, eratunnid, see läheb sinna alla. Aga ühesõnaga, et nagu see on, ma usun, et see on Eestis võimalik, aga veits on see, et sa pead ilmselt olema rohkem kui ühes agentuuris tantsija, võib-olla pead andma rohkem kui ühe trenni, ühe stiili või siis lausa mitmes stuudios. Et jah, niimoodi, et ma annan ühele grupile trenne ja olen ühes agentuuris ja elatun sellest täielikult ära, võt sellistesse ma ei kujutaks ette. Mis poliitikast arvad, keda ja mis vaateid pooldad? Ütlen ausalt, ma ei jaga poliitikast üldse matsu. Minu jaoks on oluline lihtsalt see, et oleks maailma rahu, sõna otseses mõttes. Mul ei ole vahet, kes kellele mida ütles. Peaasi, et me kõik mõtleme nagu kõigi nimel, me hoiame üksteist, me väärtustame üksteist. Kas seda on liiga palju palutud? Vist küll. Millistes kooliainetes sa silma paistsid ja millised sa vihkasid? Mulle väga meeldis inglise keel. Mingi teatud klassini mulle meeldis väga matemaatika. Mulle on üldse alati numbrid meeldinud ja inglise keelega oli reaalselt nii, et ma küsisin peale igat trenni, peale igat tundi põhikoolis, mitte gümnaasiumis, põhikoolis küsisin nagu lisaülesandeid, sest mulle nii meeldis see. Ajalugu oli selline, et seal olid omad plussid ja miinused. Need teemad olid põnevad, aga samas seal lihtsalt toimus nii palju, et mulle lihtsalt ei jäänud asjad meelde niimoodi. Inimeseõpetus põhikoolis oli ka tegelikult täitsa põnev. Eriti kui olid need igasteed.
naiste ja meeste teemad, siis kõigil oli see reaalselt. Ja mis ma vihkasin? Teate, ma ütlen teile ausalt, mulle ei meeldinud kehaline kasvatus. Vaadake, kui ma olen harjunud terve päeva istuma, ega ma ei viitsi oma kannikaid püsti tõsta ja hakata järsku mingit jooksma Cooperi testi. No ei viitsi, ütleb mina, kes ma teen praegu vahepeal päevas mingi 8 tundi trenni, eks ju. Et lihtsalt kehalises, see ei olnud minu teema. Ja mulle ei meeldinud füüsika ega keemia. Need ained lihtsalt läksid minust nii mõelda. Geograafia samamoodi, not my thing. Eesti keel, not my thing. Loodusõpetus, not my thing. Keegi ütleb, et enda lemmikgrupp, sa mõtled nagu tantsugrupp või? Ma ei saa valida. See oleks nagu ma valiks oma lemmikut enda laste seast. Mul on pigem see, et mul on igal grupil oma mingi periood, kus ta särab kõige rohkem. Aga samas ma armastan neid kõiki 3 gruppi täpselt sama palju. Mis sulle õpetamise juures kõige rohkem ei meeldi? Mulle ei meeldi see, kui ma pean valima. Mulle ei meeldi see, kui ma pean valima, kes tantsib ees, kes tantsib taga. Mulle ei meeldi see hetk, kus ma mõne inimese muidugi teen hästi rõõmsaks, aga teise teen hästi õnnetuks, jah. Et mulle meeldib see, et me kõik oleme võrdsed, keegi ei ole kellestki parem. Samas ma ikka saan ka aru sellest, et on ju kindlasti tantsuruumis neid, kes on natuke rohkem arenenud ja siis on ka neid, kes on rohkem algajad. Et sellest ma ei saa neid võtta sellisel hetkel, kui ma hakkan nagu lavastust panema. Ma ei saa võtta nii, et algajad ja need edasi jõudnud on täpselt sama tase. Et ma seal pean ikkagi hakkama vaatama taseme järgi, aga see mulle ei meeldigi, sest ma ei taha kedagi nagu halvasti panna tundma. Ühesõnaga jah, selline nagu valimine ei ole minule lemmikosa. Ja formatsioonide paremine ka mitte. Mulle meeldib kõige rohkem lihtsalt kavasid luua. Mulle meeldib see protsess. Kui kaua plaanid treenerina töötada? No nii palju kui õpilasi jagub. Mul on vahepeal küll endal tunne, et mul on tunne, et kõik tantsijad on minu arust kas või korra läbi käinud. Aga tegelikult see tantsumaastik on nii suur ja lai. Kogu aeg tulevad uued õpilased peale, sest õpilased ju saavad vanemaks, siis nad saavad järsku võimalused tulla üldse kuskile trenni. Et selles mõttes väga palju on veel tantsijaid, kes pole mu juurde jõudnud, aga ma usun, et nad jõuavad. Nii et ma arvan, et mul on veel pikk teekond siin alal. Mis on sinu lemmiklaul? Oh my god. Praegusel hetkel ma nii vaibin ühte laulu. Tegelikult ma praegu vaatan Hannah Montanat ja Hannah Montana on vibe. Aga üks laul, see on Party Next Door, Lose My Mind. Ma olen täiesti obsess sellest laulust ja see laul tekitab minus erinevaid tundeid. Ja see on väga shekshi-mekshi. Nii et kui sa tahad seda kuulama minna, siis go listen. Aga see on hetkel mu lemmiklaul. Aga see vahetub suht kiiresti. Iga nädal on just uus. Mis sa arvad, kui teeksid subscriberid Instagrami? Teate, ma arvan, et sellist ei toimiks minu kanalil. Sest mul ei ole midagi jagada, mis peaks minema maksumüüri taha. Sest ma jagan teiega siin kõike. Ma räägin oma meeste kogemustest, ma räägin, ma ei tea, tervisest, draamadest, nii palju, kui ma tahan nendest rääkida. Et nagu ma ei leia, et ma tahaks näiteks, ma ei tea, ongi kossiga, ma ei tahaks raha teenida, see ei ole minu teema. Et ma arvan, et pigem las see olla kõik avalikult kättesaadav. Sest jah, ma arvan, et mul ei oleks lihtsalt lisaväärtust sinna subscriberite poole peale anda. Ja ma tunneks sellest halvasti, et ma nii-öelda võtan raha, aga samas ma ei paku midagi rohkemat kui see, mis ma juba pakun. Kas sul on plaanis millalgi workshop'e teha? Jaa, ma kusjuures nüüd olen siin viimased nädalaga mõlgutanud mõtted, et tegelikult kevad hakkab juba lähenema ja see on ideaalne aeg teha üks väike workshop. Ma veel üritan mõelda, millal, mis kava, et sellega läheb aega, aga kindlasti tuleb varsti. Ja suvel, ma juba siin natukene viskan ja mõlgutan teiega mõtteid, kes on tahtnud mu trenni tulla, aga praegu pole saanud, siis suvel ma mõtlesin enda jaoks just välja sellise plaani, et ma nii-öelda stabiilset trenne ei annaks, küll aga ma teeksin tihedamini drop-in tunde. Et see ei ole nagu workshop, vaid see lihtsalt nagu drop-in class, tule, tantsime. Ja. Ilmselt mitte iga nädal, vaid ma ei tea, kui on näiteks mõni nädal mingi hip-hopi vibes, ma teen selle drop-in classi ja niimoodi edasi. Eks seda tehniliselt ta on nagu workshop, aga ta ei ole ka workshop. Kas kardad saada 30? Teate, mida aeg edasi, seda rohkem ma saan aru, et tegelikult ma ei karda. Sest nii palju, kui ma olen näinud ja aru saanud, siis tegelikult
elu on alles ees ja minu arust naised lähevad aina ilusamaks või nagu 30-ndates juba naised nagu säravad, sest 20-ndates sa oled veel oma nii-öelda baby eras ja 30-ndates sa oled nagu naine. Ja ma arvan, et 40 on isegi veel parem. Nii et mina arvan just vastupidi, et ma olen nagu hea vein, lähen aastatega aina paremaks, nii et tule 30, ma ei karda. Lemmik Jimmy harjutus. Teate, nüüd laused, ma canceldasin oma Jimmy, sest ma lihtsalt ei jõudnud sinna enam. Aga mis mul oli lemmik Jimmy harjutus? Ma arvan, et mulle väga meeldis see, et sa kangi tõstad siit. Ei, never mind. Minu lemmikharjutus on see, kui sa lähed selle masina peale, mis lükkab jalgu lahti, aga sa mitte ei istu siin, vaid sa oled siit peal ja siis puuti lükkad taha ja siis lükkad siit jalgu lahti. See oli nii mõnus. See oli kuidagi nagu, tundsin, et puusad kohe avanevad selle peale. Et see oli hea harjutus. Millal uuesti Kirsti ordib podcasti? Ma ei tea. Me pole veel Kaisaga midagi kokku leppinud, aga ma arvan, et varsti. Kas mõnikord oled mõelnud selle peale, et sinu valdkonnas tuleb pension varem, esinemiste mõttes just eriti? Töötan erialal, kus vanus ja kehaline võimekus on oluline ja juba papistan ette, et ei saa seda tööd teha nii-öelda elu lõpuni. Ma olen sellele väga palju mõelnud, et oh my god, et mis ma ei saagi elada sellist elu, nagu kui ma olen 70 või. Aga samas ma mõtlen sellele, et elu leiab mulle viisi, kuidas ma saan olla nende asjadega ikka seotud ja et ma ei kaotaks seda sära. Ja no ikkagi kõige tähtsam on see, et sa elad hetkes. Et selle asemel, et elada selle tuleviku nimel, et juba mõtled ette ära, mis tunne on siis, kui sa seda ei tee, versus see, et sa naudid praegu seda, et sa saad seda teha. Seda on küll lihtsam öelda, kui teha, aga eks ta on natuke kurb, et see ei ole selline eriala, näiteks mul ja ma ei tea, mis sa enda erialal mõtled. Aga et jah, see on kurb teada, et seda ei saa teha igavesti, aga seda enam ma väärtustan seda praegu. Hey gorgeous, aitäh! On sul mõni kutka, kes nii-öelda got away või kellele mõtled siiani, võrdled teistega? Teate, on küll üks härra, kellega ma tutvusin kunagi klubis. Tea time, gossip time! Temaga on see, et ta oli täpselt minu maitse. No ta oli täpselt minu maitse. Ma mäletan, et ma olin Aridaga siis koos ja ta oli mingi wow, ta sobiti nii hästi kokku. Me vist nägime niimoodi, et 2 õhtut nägime, siis 2 nädalat läks mööda ja siis ta tuli jälle 9 õhtuks vist või midagi sellist Tallinnasse. Ta ei elanud Tallinnas. See lõppes väga imelikult. Nagu ma kirjutasin talle mingi kirja, mida ta ei ole siiamaani avanud. Aga mul oli tunne, et see oli mängus, ma võib-olla avan liiga palju ennast, aga mul suva, et tal oli mingi eksi teema, ta vist ei olnud üle saanud oma eksist või midagi seal oli. Ühesõnaga, temaga mul on küll selline tunne, et tegelikult nagu ma tundsin nagu, et temas on midagi, mis mulle väga, väga meeldib ja ma kuidagi tundsin ennast mugavalt temaga. Ta oli väga armas ja väga viisakas. Aga jah, samas kui ma ütlen, et ta oli väga viisakas, aga ta ei vastanud mu kirjale mitte kunagi, siis kui viisakas ta päriselt oli, I don't know, võib-olla ma ilustan asju. Aga jah, temale ma vahepeal lambist mõtlen, et mingi, kuidas tal läheb? Kas ta on Tallinnasse kolinud? I don't know. Nii et jah, tema on ainukene, ma arvan. Teistega on pigem see, et need on olnud minevikus ja nad on minevikus for a reason. Kas on plaan juuksevärvi helendada? Tunduvad heledamad. Jaa, ma ei ole värvinud vist pea aasta aega varsti. Ma tahaks sellist helepruunikat tooni tegelikult. Kuigi nüüd praegu kõik ütlevad, et mulle sobib blond, aga ma ise ei tunne seda, et mulle blond sobiks. Aga jah, ma tahaks sellist helepruunikamat, sellist, mis mul on praegu, võib-olla isegi sutsu heledamat. Ma ei tea, mul tuli selline tuju. Ma ei tea, kust see tuli. Aga mis te arvate? Minu arust on ju vibe. Sest see must toon, mis mul vahepeal oli, ega ma tegelikult ei tahtnud kunagi olla must. See oli lihtsalt see, et isegi kui ma värvisin pruuni värviga, siis mu juuksed läksid ju mustaks, sest mul all oli juba pruun toon ees. Oh my god, tegelikult järgmine küsimus ongi see, et nägid su stories parukapea pilti ja sulle nii sobisid need heledamad juuksed. Oled kunagi mõelnud ise, et minna heledamaks ka? Ma tean, et sellised muudatused alati võivad hirmsalt tunduda. Seda ma ütlen kohe, et blondiks ma ei lähe kunagi. Ma olen olnud and I'm never going back. Ma tunnen, et minu toon on pigem see pruunikas, niisugune kastani pruun ja sellele ma ka jään kindlaks. Nii et jah, ma ei ole väga selline inimene, kes julgeb katsetada erinevate toonidega. Ühesõnaga, ma väga tänan sind, kui sa olid üks nendest, kes neid küsimusi küsis. Ma loodan, et õppisite nüüd mind natuke paremini tundma jällegist, et saite natuke minu siia mõttemaailma sisse tulla. Mina nüüd valmistun esinemiseks ja teiega me näeme juba järgmises videos. Tšau!